Ühe vana targa õpetaja juurde tuli noormees murega. Ma tulin su juurde sellepärast, et tunnen end tühisena. Nii et ma ei taha isegi elada. Ümberringi kõik ütlevad, et ma olen kobakäpp ja luuser. Palun aita mind. Õpetaja silmitses noormeest ja ütles, anna andeks, aga mul on palju tegemist. Ma ei saa sind aidata. Mul on kiiresti üks asi vaja korda ajada. Kuid kui sa oled nõus mind aitama, siis ma meelsasti aitan sind. Ma olen nõus, pobises noormees. Võta hobune ja ratsuta turule. Mul on vaja kiiresti müüa see sõrmus, et maksta ära võlg. Ja õpetaja võttis sõrmest ilusa kiviga sõrmuse. Püüa müüa seda võimalikult kallilt, aga mitte mingi hinna eest ära küsida eest vähem kui üks kuldmünt. Ja tule ruttu tagasi. Noormees ratsutas turule ja hakkas kaupmeestele sõrmust pakkuma. Kaupmehed olid isegi huvitatud, aga kui nad kuulsid, et sõrmuse hind on üks kuldmünt, nad naersid talle näkku või lihtsalt keerasid selja. Vaid üks vana kaupmees seletas, et üks kuldmünt selle sõrmuse eest on liiga palju. Sõrmuse hind on heal juhul paar vaskmünti, erandina ehk üks hõbemünt. Noormees naases õpetaja juurde väga õnnetuna. Ma ei saanud seda sõrmust müüdud. Mulle öeldi, et selle hind on äärmisel juhul üks hõbemünt ja et ma küsin liiga kallist hinda. Sa ütlesid praegu väga tähtsad sõnad, poeg. Enne kui seda müüa, peaks määrama tema tõelise väärtuse. Kes teeks seda paremini kui ekspert, juveliir? Ratsuta õige juveliiri juurde ja küsi, kui palju ta pakub sõrmuse eest. Olenemata sellest, kui palju ta pakub, ära müü sõrmust, vaid tule kohe tagasi. Noormees ratsutas juveliiri juurde. Too kaalus ja uuris sõrmust kaua ning lõpuks pöördus noormehe poole. Ütle oma peremehele, et ma saan praegu selle sõrmuse eest anda 57 kuldmünti, kuid kui mulle antakse aega, maksan 70 kuldmünti. Noormees kihutas rõõmsalt õpetaja juurde tagasi. Istu siia, ütles õpetaja, kui oli noormehe ära kuulanud. Tea, et sina ise oledki see sõrmus. Hinnaline ja kordumatu. Ja väärtustada oskab sind vaid tõeline ekspert. Miks sa siis kõnnid mööda turuplatsi, oodates, et seda teeb esimene vastutulija? Elu väärtust määratakse selle järgi, kuivõrd sa hindad iseennast. Aga see sõltub sellest, kelleks sa ennast ise pead. Paradoksaalne, aga kui sa tunnistad oma tõelist olemust, mis ei ole piiratud nimega, vormiga, tingimustega, siis elu hakkab särama nagu aare. Ole selline, nagu sa oled ja püüa end täiustada paremuse poole. Ära otsi inimeste hinnanguid, sest vaid looja teab sinu tegelikku väärtust.